ja hümnid kuulatud ning Eesti siis täna alustamas sellise viisikuga nagu Mark Poskin väravas, number 2 Raul Rebane, 7 Deniss Vnukov, 9 Matinaro Mikko Petteri, ainuke legionär siis Vnukov väljakule. Pika palliga siia ette, Rebane hästi võitleb ja Vnukovil on võimalus ja Vnukov läheb ise järgi ning Vnukov viib siis Eesti koondise kohtumit juhtima, kui mängitud on palliga. Stesjatski uuesti seal 2 tõrget pidi nüüd. Ei olnud kindel, kas on joonel või ei ole, mängis peaga selle palli ette. Aga Kõrgõzstan jätkab surumist ja Poskin peab ka ühe tõsisema tõrje siin vahelduseks tegema. Paigas Uulu palli mängu panema ja juba ollakse siin löögil ja lööki ka ning postid päästavad. Ja oli vabaks jäänud seal värava all praegu. Üks võistkond ei jõua rünnakut õpetada, kui teine juba ründab, nii et selline publikule kindlasti mõnus maiuspala ja nüüd latti pall. Ja selle palli saab Poskin kätte, nii et Kõrgõzstan korra posti, korra latti ja see löök on palli taga on siis kapten Alimov. Ja läheb otse sinna panema Vassiljev. Rebane, Vnukov, Stesjatski ja Matinaro on väljakul. Sealt Vnukovi jala alt nüüd tuli see pall siia üle. Ja jääb Kõrgõzstani mängijatele pall, aga Poskin saab sealt pikki näppe ka nüüd veel teisest löögist sealt praegu hetkel. Ja õnnega pooleks jõuab pall sinna värava alla. Ja postid taas päästavad ja Poskin ka kiire reaktsiooniga sai palli kinni seal. Ja Poskin seal läbi Matinaro ja Rebase ikkagi hoiab selle palli enda kätte külje. Et läks hoopis Kanatekovi jalasse pall seal üle otsajoone, nii on. Eesti pall. Sakharov saab palli. Ai, küljevõrku, võib-olla natukene liiga ette läks see pall. Vnukovile pannakse sealt külge, aga praegu kohtunik laseb mängida. Ja saab Kõrgõzstan selle palli sealt vahelt. Kõrgõzstan tuleb nüüd ja nüüd lükatakse ära ääre pealt. Eesti kaotas palli siin ning lööb värava. Ja Kõrgõzstani rünnak ka õnneks välja ei tule. Ervin Tühk saab hästi palli maha. Löök ise. Sakharov lükkab 2-1 Eesti juhtima. Ja Ervin Tühk teeb supertöö, võtab palli maha ning paneb sinna värava alla. Ja Jõhvi oma poiss Jelisei Sakharov viib Eesti koondise 2-1 ette taas. Ja nüüd leitakse seal tagant mängija. Ja täitsa vabast kohast saab löögile praegu. 0,7 sekundit. Aeg jookseb täis. Eesti koondis võtab 2-1 võidu ja võiduvärava autoriks Jelisei Sakharov. Eesti poolelt siis veel Deniss Vnukov lõi siis värava ja Kõrgõzstani poolelt Dmitri Murzakulov oli mees, kes lõi värava.